siin alles hiljuti külas käisid need mingi Rapla tagurlased ja siis nad tõid mulle siin mingi eelmise kommunismi ajastel mingi looming aastast 1947 oktoober-november. Ja nüüd ma selle nagu pealt lahti lõin, oli, kui siis kohe esimesena tuli nagu välja Eesti EN Kirjanike Liidu häälekandja. No sa oled ka muidugi selle Kirjanike Liidu liige. Sama stalinistlike Kirjanike Liidu. No täpselt, siin on Lenin ja Stalin. Ja Smuul on seina peal. Siin on Lenin ja Stalini pilt kohe veel, see kohe tuleb siin nagu see kaameras välja. Ega kuskile kadunud Kirjanike Liidus, see on seina peal alles. Ja. Aga siis on see Mart Raud, tema see nagu luuletus on siin. Millest räägib? Mart Raudu mindaks oli sedasi, räägime ta taustast natukene, ta oli niisugune tubli hävituspataljonlane ju. Nemad tapsid inimesi. Jah. Ja need on kõiki neid kommunismi vaenlasi. Ja isegi neid, kes ei olnud kommunismi vastu, lihtsalt kes kommunismi poolt ei olnud, neid ka tapeti. Või lihtsalt, kes ette jäid. Jah. Vaevast lahti. Ja, aga no, lihtsalt loeks seda luuletust seda, et vabastumine, siis me saame nagu aru, et kui pühendunud need inimesed olid, kes hävituspataljonist nagu töötasid kunagi. Nii, kui algas võitlus, julgesti ta ütles, ma tulen kaasa, vabadus või hukk, ning kuigi randmed alles raudses kütkes, ta süda tuksatus kui püksilukk. Loen edasi või? Loe lõpp ka, ma arvan, et algus ja lõpp on nagu informatiivsed, et vahepealt ei ole mõtet lugeda, et seal on neid püksilukk. Võib-olla vahepeal peaks saatesse selle +18 kirja ette panema. Lapid peaks tuppa minema. Siuke punktiire all on seal nagu lõpust on see edasi. Kuid jõudis aeg, kui võitlejast sai võitja, ta heitlused nagu kotkalend, nüüd tõe ja vabaduse teele tõita, sai omaks omadele oma vend. See tee, mis tõi ta seltsimeeste juurde, on olnud raske, verine ja karm. Kui tõnda südames on seda suurem ja seda ustavam ta venna arm. No, tüüpiline näide sellest, et selle laheda püksiluku koha pani nagu autor algusse, siis said ideed otsa, siis venitas seda ila, mitu salmi, et rida maksab. Ja. Et seda mõtet pähe ei tulnud, et jätta see parem koht nagu lõppu, et see ikkagi alguses oli nagu natukene äge. Seal olekski võinud ära lõppeda tegelikult. Teine võimalus on see, et sa teed luuletuse niimoodi, et ta viibki selle ägeda kohani, eks ole. Kuidagi paned lõpu poole, aga niimoodi teed enne nagu teed sellele asjale, aga ega siis... Ma ei ole asjad, ma lihtsalt mõtlen, tänapäeva inimesed pikka juttu lugeda ei viitsi. On lühemaid vorme ka nagu haiku ja niisugune 3 rida.